tere, YouTube'i sõbrad! Kas sinu video on juba shadowbannitud? Jaa, täna ma näitan teile, kuidas saate oma Zoom H4n Pro kõnesalvestit kasutada kauem, kui selle patareid võimaldavad. Kuidas salvestusaega juurde saada? Sul on tarvis juhet ja veel on sul tarvis akupanka. Ühendad juhtme abil akupanga kõnesalvestiga. Kõnesalvestil on pistikupesa adapteri ühendamiseks ja täpselt sinna sa akupanga ühendad ning sul on nii palju salvestusaega, kui su akupank ja mälukaart seda võimaldab. Akupangal tuleb kasutada pesa, kus on kirjas 5 volti 1 amper. Juhtme ostmisel või tegemisel peab jälgima polaarsust, kus on pluss ja kus on miinus. Tee asi kindlaks enne, kui midagi kuskil ühendad. Zoom H4nil on pistiku keskkontakt positiivse polaarsusega. Polaarsust näitav tähis on kõnesalvesti tagakülje alaservas näha. Patareisid või akusid ei ole sul tarvis kõnesalvestist välja võtta. Akupanga adapteri ühendamisel lülitab kõnesalvesti automaatselt välise toiteallika peale, nii et akupanga ühendamine kõnesalvestile või patareidele viga ei tee. Mida ma ise jälgin on see, et kõik väliste seadmete ühendused teen enne kõnesalvesti sisse lülitamist, eks ole. Sama kehtib mikrofoni kohta. Siin on näha Shure SM57 dünaamiline mikrofon. Muuseas, sellel kõnesalvestil on olemas lisatoitevalmidus kondensaatormikrofonile. See on see asi, mida nad nimetavad fantoomtoiteks. Ühesõnaga pane kõnesalvesti külge oma vägev kondensaator või mis iganes mikrofon ja sa võid sellise varustusega isegi õue minna. Ja ei pea muretsema, et elekter otsa saab. Sa ei ole kuidagi seinakontakti külge aheldatud. Loodetavasti on see video kellelegi abiks. Aitäh vaatamast!